Me kõik tunneme seda ütelust, see on ka piiblitekstides sees, tulest ja veest. Juttu inimestest, kes on läbi käinud tulest ja veest. See tähendab, need inimesed on elu kogenud, läbinud kannatusi, nad on karastatud. Need inimesed ei ole enam endised. Meie ühiskonnas viimasel ajal on levinud üks väljend, on lumehelbekesed. Need on siis niisugused ärahoitud lapsed, kes on pidanud ja millegipärast arvatakse, et see on nüüd siis õige hoiak, et me väldime igasuguseid raskusi, pingutusi, karastust ja ohtusi ja arvame, et niisugune vati sees täielikus julgeolekus üles kasvatatud laps, et sellest tuleb elujõuline ja tugev inimene, kes elukoormaga hakkama saab ja suudab seda kanda. Me näeme vastupidist. Me näeme seda, et pehme ja väga ülehoitud elu produtseerib nõrku inimesi, nõrga psüühikaga inimesi, kes kardavad vaeva, kardavad pingutust. Kõik peab olema hästi mugav, kõik peab olema tehtud näpupuudutusega. Ja nii kasvab üles siis täiesti jõuetu sugupõlv ilma karastuseta, kellel ei maksa rääkidagi sellest, et peab ennast pingutama, ebameeldivusi õppima, taluma. Ja selles mõttes mineviku aja karmim karastus kasvatas ka hoopis teistsuguseid inimesi. Peale sõja põlvkond, kes läks kooli peale sõda. Karm aeg, vaesus, viletsus. Lapsed õppisid kõike ise tegema. Kas tol ajal osteti kellegile kuskilt tõukeratas? Ei, need tehti ise. Need olid poisikeste enda tehtud, primitiivsed, ööbeldamata laudadest, aga nendega sõideti ja õpiti ise kõike tegema. Me ei saa öelda, et vaese ja viletsa aja inimeste lapsepõlv, ka peale sõja ajal, et see oleks olnud kuidagi sünge või kurb. Ei, see oli rikas, see oli väga rikas tänu sellele, et ta õpetas kõike ise tegema. Ja kuna oli vaesus ja kõigil oli ainult üks paar jalanõusid, hea kui need ka korralikud olid, siis õpiti vähesega läbi ajama. Õpiti leppima sellega, mida on vähe ja sellest aitab. Kui tol ajal kingiti lapsele kompvek, üks kompvek, ta oli õnnelik. Ei olnud sugugi arv juhus, et seda kompveki hoiti. Seda ei raatsitud ära süüa. Hoiti päevi, isegi pikemalt, kuni lõpuks siis maiustus leidis ka siis oma õige koha. Aga selles väljendus see hinnang, see hoiak. Õnnelikuks olemiseks ei ole vaja ei tea mis imekalleid suuri kingitusi kokku osta, millega me tüütame lapsed ruttu ära. Neid ei huvita enam mingi asi. Me võime näha lapsi, kellel on kuhjas kõige moodsamaid, keerukamaid mänguasju ja see sama laps mängib puutükiga. Ta kujutab ette, et see puutükk on auto, järgmisel hetkel see puutükk lendab õhus nagu lennuk. Ta fantaasia töötab elavalt, see puutükk võib muutuda ta käes igal hetkel ükskõik milleks. See on tõeline rikkus. Mitte täiuslik elektriline ja elektrooniliselt juhitav mänguasi, mis võib küll huvitav olla, aga kui palju ta lisab inimese fantaasiale, kujutlusvõimele, sisemisele rikkusele. Kindlasti mitte sellisel hulgal, nagu see vaene laps, kes puutükiga mängib ja peab kujutlusvõimega kõik selle tasa tegema, mis siis selles tegelikus tehnilises täiuslikkuses puudu jääb. Lõppude lõpuks on see tehniline täiuslikkus ju ise sündinud ka sellest, et keegi on puutükiga mänginud, kujutlenud, mõtelnud, lasknud fantaasial lennata.
tulest ja veest läbi käinud inimene on karastatud inimene. Mõtleme teise maailmasõja lõpuaja peale. Jube sõda oli lõppenud, sõjavangid, kes pidid peale sõda veel kogema tuld ja vett väga ohtralt, teinekord väga pikka aega. Keskmiseks ajaks oli oma 10 aastat vangilaagrites, kellel see au ja õnn oli olla. Ja need mehed, kes olid läbi teinud karmi rindesõja ja kõik need jubedad katsumused, mis seal olid. Ja õppisid kõige võimatumates tingimustes ellu jääma. Kui kuulata vanade veteranide jutte sõjast, siis tekib küsimus, kuidas oli võimalik üldse niimoodi ellu jääda. Et 30-kraadises külmas magati mingites aukudes seljad koos. See on kujuteldamatu, mida inimene kõik suutis ära kannatada. Missugust viletsust, missugust nälga, missugust väljakannatamist. Või kui tal külmal ajal juba talv on, ujutakse läbi jõe, et pääseda mingist piiramisrõngast välja. Ja mulle on rääkinud vanad veteranid, kuidas osa neid, kes olid küll kah jõudnud teisele jõekaldale, ei jõudnud ennast enam riidesse panna. Riided võeti ju ennem ära, neid siis hoiti käega üleval, et uuesti oleks kuivad riidedki selga panna. Siis oli neid, kes ei jõudnud seda enam teha. Jahtumine oli nii suur, et nii nad sinna siis külmusidki riidepamp käest teisele jõekaldale. Kas me kujutame ette üldse seda, mida on meie taolised olevused, inimesed teatud olukordades olnud ja ära kannatanud ja läbi tulnud. Ja siis tulid need mehed vangilaagritest välja, rajasid perekonnad, läksid ausalt tööle, teostasid ennast elus ja enamasti väga hästi, väga edukalt. Kasvatasid üles oma lapsed ja paljud neist on veel praegu üle 90 aasta vanustena, elavad terved, värske mõistusega, selged. See on hämmastav. Mis on andnud nendele meestele, kes on selliseid viletsusi läbinud? Elanud aastaid alatoitluses, ei mingeid toidulisandeid, eks nii. Nende organismid olid karastatud. Nad olid tulest ja veest läbi käinud. Nende organism oli õppinud võitlema kõigi viletsuse, hädaga, vaesusega, näljaga, millega tahes. Selline karastatud organism peab võimsalt vastu. Ta ei ole nii kergelt vääratav. Hellitluses ja pehmuses üles kasvanud lapsed, nende organismid on nõrgad ja selle tõttu juba enne keskiga 30-40 vahel. Tänapäeval üldine terviste masendav halvenemine ja noorte meeste tervis näitabki seda, et nende tervistel puudub karastus. Puudub tulest ja veest läbi käimine. Seega õige noorsoo kasvatus on karastus, töökasvatus, matkaelu, ja kindlasti poistele ajateenistuse läbimine. See on ju tuhandete aastate kogemus. Kas me tõesti hülgame nii pika kogemuse ja arvame, et see pehme, mugav elu on nüüd eriline saavutus?